Seattle on ägedalt vastu kõigele konservatiivsele, kõigele kristlikule, kõigele juudiga seonduvale. Meil toimus tulistamine meie Seattle'i kiriku territooriumil. Auto, milles oli 3 maskeeritud relvastatud meest, sõitis kiriku ette, nad hüppasid autost välja automaatrelvadega. Ja pärast tulistamist lamas üks noormees meie kiriku ees astmetel surnuna. Ja siin ma olen taas CUFI konverentsil Washington DC-s, kohtudes kõige huvitavamate esinejatega. Üks selle ürituse tähti siin CUFI konverentsil on pastor Russell Johnson, Seattle'i Pursuit Churchi juht. Tere tulemast saatesse Quote intervjuus, pastor. Kuidas teil läheb? Hästi, aitäh, et mind kutsusite. Kuidas on konverents sel aastal teie jaoks olnud? See on olnud suurepärane. Teate, see on vist minu 3. kord siin osaleda ja mul oli au saada Washingtoni osariigi esimeheks organisatsioonis Christians United for Israel. Ja see on teema, mis mulle väga korda läheb. Ja on tore igal aastal siin kokku saada, sest sa mõistad, et neid, kes sind toetavad, on rohkem kui neid, kes on sinu vastu. Absoluutselt. Ma mõtlen, juutidena tunneme seda. Me oleme sageli vaenulikus keskkonnas, aga kui me siia tuleme, on see nagu soe embus. Aga äkki räägi mulle veidi oma teekonnast. Kuidas sinust sai Iisraeli toetav pastor? Kas see oli sinus alati olemas? Kas sa jõudsid selleni hiljem? Ja sa oled ju Seattle'is. See on üsna vaenulik piirkond igale evangeelsele kristlasele. Sa oled ühes kõige liberaalsemas linnas Ameerikas ja kogu riigis. Räägi meile veidi omaenda teekonnast. Jah, ma kasvasin üles vaimuliku peres. Mõlemal mu vanemal oli teenimistöö taust. Nad töötasid kas kristlikus hariduses või pastoritena. Ja ma kasvasin üles vaadates, kuidas pastor John Hagee jutlustas televiisoris. Ja ma ei teadnudki, et on olemas kristlasi, kes ei toeta Iisraeli. Alles palju hiljem oma elus, sest meid kasvatati just sellisel viisil. Ja loomulikult, kui ma suureks kasvasin, kooli läksin ning magistri- ja doktoritööd tegin, kujunesid mul välja oma järeldused, kujunesid oma veendumused. Aga kui see juhtus, siis minu jaoks tähendas see vaid seda, et mu seisukohad selles küsimuses muutusid veelgi tugevamaks. Ma arvan, et on võimatu lugeda pühakirja ja jõuda mingi muu järelduseni kui selleni. Jumal on andnud tõotuse, mida ta kavatseb täita ja ellu viia Iisraeli rahva ja juudi rahva suhtes. Ja seega, tead, meid kasvatati selles kontekstis. Ja siis minu hariduse, isikliku arengu ja õpingute kaudu kinnitas see veelgi seda, kuidas mind kasvatati. Aga mul oli õnne, et Hagee ja teised temasugused avaldasid mulle mõju mu elu kujunemisaastatel. Ja jah, tead, Seattle on, nagu sa tead, ägedalt vastu kõigele konservatiivsele, kõigele kristlikule, kõigele juudiga seonduvale. Ja me vastame kõigile neile 3 tingimusele. Aga ma arvan, et just sellepärast ongi nii oluline, et sellised kirikud nagu meie ja organisatsioonid nagu CUFI jätkaksid sõnavõtmist. Sest kui te seda ei tee, jääb mulje, et võitluses pole enam ühtegi head inimest alles. Aga tegelikult on. Ja ma arvan, et tänu CUFI ja teiste organisatsioonide tööle saavad inimesed koolitust, haridust, kokkupuudet tõeliste faktidega sellest, mida pühakiri ütleb ja mis maailmas toimub. Et aidata tugevdada nende enesekindlust, et nad julgeksid avalikult toetada Iisraeli ja juudi rahvast. See on hämmastav, kuid see pole sinu jaoks Seattle'is lihtne olnud. Ja tegelikult on sul rääkida üsna õudne lugu sinu vastu suunatud mõrvakatsest, mis lõppes ühe sinu koguduse liikme surmaga. Äkki räägid meile sellest veidi lähemalt? Jah, eelmisel aastal oli mul au rääkida sellel konverentsil paar minutit. Ja loomulikult oli see üks minu teenimistöö tipphetki ning lõpuks lendasin tagasi Seattle'isse. Ja umbes 6 aega hiljem toimus meie Seattle'i koguduse territooriumil tulistamine. Ühes meie õhtuses jumalateenistuses. Auto, milles oli 3 maskeeritud relvastatud meest, sõitis kiriku ette. Nad hüppasid autost välja automaatrelvadega ja hakkasid tulistama inimeste pihta, kes olid rivis, valmistudes kirikuteenistusele sisse astuma. Ja kui nad olid tulistamise lõpetanud, lamas noormees meie kiriku ees astmetel surnuna oma naise ja lapse kõrval. Ja see ongi, tead, tõeline õudusunenägu. Ükski pastor ega rabi ei taha kunagi sellist kõnet saada.
sa ei taha kunagi sellist uudist kuulda. See on kõige hullem võimalik olukord. nii et me olime šokis, püüdes aru saada, mida teha, kuidas sellest taastuda ja kuidas võimudega koostööd teha. ja see on, tead, see on lihtsalt õudusunenägu. ja siis umbes 3 päeva hiljem hakkasid minu ja mu naise aadressil tulema tapmisähvardused. aga kindlasti olidki nemad need, keda nad algusest peale sihtida tahtsid. jah, ma arvan, et meie kogudus on kasvanud, meil on nüüd 4 kogunemiskohta ja umbes 5000 inimest, kes peavad Pursuiti oma kodukoguduseks. tead kindlasti, kui koguduse profiil on kasvanud, oleme leidnud end üha enam agressiivsema keelekasutuse, ähvarduste ja tegude sihtmärgiks inimeste poolt, kes vihkavad meie maailmavaadet, meie liitlasi, meie jumalat või meie poliitikat. ja nii, tead, me oleme varemgi ähvardusi saanud, aga sa mõtled, et need on lihtsalt inimesed, kes räägivad internetis. See on see, mida inimesed teevad. ja siis, kui see noor täiskasvanu tapeti, muutis selle kõik väga reaalseks. ja siis 3 päeva pärast seda, kui me hakkasime tundmatult telefoninumbrilt ähvardusi saama, hakkasid nad mulle sõnumeid saatma. Saates sulle sõnumeid öeldes. see on see, mis sa saad, kui pead juudi armastajate kirikut. nii et nad sihtisid sind juutide ja Iisraeli toetamise pärast. ja juudi armastaja, rasside segaja. ma eeldan, et sul on mitmekesine seltskond. ja eriti Seattle'is. tead, see on, ma mõtlen, Seattle on rahvusvaheline linn ja ülikoolis on 10 000 üliõpilasi igast maailma nurgast. nii et juba ainuüksi selle tõttu, kus meie kirik asub, on see rahvusvaheline kogudus. ja me hakkasime lihtsalt saama neid ähvardusi üksteise järel. see on see, mis te saate. Teie olete järgmised, kelle juurde me tuleme. kui te jätkate nende asjade rääkimist, nende asjade üle rääkimist, siis juhtub teiega sama, mis temaga juhtus. ja sul on ju mõned lapsed. jah, meil on 3 väikest last, naine ja ma ei oleks iial arvanud, et peame sellise asjaga tegelema. see ei ole nii. ja nii me tegime otsuse, et me mitte ainult ei lõpeta nende asjade rääkimist, vaid hakkame neist veelgi valjemini rääkima. me kavatsesime oma liitlassuhetes veel julgemad olla. me hakkasime korraldama igasuguseid kristlikke ja juudi üritusi, kus inimesed seisid ühiselt koos. võitleme antisemitismi vastu, mida näeme ülikooli linnakutes. võitleme Hamasi laagrite vastu, mis toimuvad linna territooriumil. ma lihtsalt ütlesin, et tead, ma olen palju asju, aga arpuks ma ei ole. ja me pole nii kaugele jõudnud lihtsalt selleks, et siia pidama jääda. nii et kui meie Iisraeli kaitseks seismine on piisav selleks, et meie elu vastu tuleksid tapmisähvardused, siis see on Jumalalt roheline tuli. et me peame pingutama rohkem kui kunagi varem. see on päris julge viis asju näha, pastor. või kas nad said kunagi kätte selle mehe, kes tappis sinu koguduse liikme? ei saanud. jah, tänaseks on juhtum endiselt lahendamata. meie kirik pani välja $50,000 suuruse, $50,000 suuruse preemia teabe eest, mis viib tema vahistamiseni. tead, minu pere pidi lõpuks 3 korral oma kodust evakueeruma, veetsime peaaegu kogu suve mingites salajastes turvakohtades. ja tead, sellises olukorras võtab päev korraga. aga pidime pidama neid raskeid vestlusi. ma arvan, et nii kogudusena kui ka perena peame ütlema, kuule, kui see asi maksab meil elu, siis on ikkagi tõe rääkimine seda väärt. tõe rääkimine kultuurile, mis on üles ehitatud valedele, on revolutsiooniline tegu. ja ma ei tulnud siia selleks, et lihtsalt alistuuda rahva hulgale või meelitada, tead küll, progressiivseid inimesi, keda ärritab, et meil on platvorm ja hääl. Jumal on teinud minust hääle, mitte kaja, ja ma kavatsen olla ka edaspidi selline hääl Seattle'is. see on tõesti uskumatu ja see on uskumatu lugu ja ma tahan sinult üldiselt küsida, kuidas sa praegusesse olukorda suhtud? antisemitism on tõusuteel, samuti on juutide toetamise tõttu kasvanud kristlaste vastane meelsus.
ja ühiskond on sügavalt lõhestunud, kus sotsiaalmeedia toimib, nagu sa tead, lihtsalt vihkamise tööriistana. sa oled vaimne juht. Mis annab sulle siin optimismi? ma arvan, et sellistel üritustel osalemine ja tuhandete noorte nägemine, jah, noored ja vanad, mustad ja valged, kristlased ja juudid, kes kõik on jõudnud samale järeldusele, millele mina ja sina oleme jõudnud. et pühakirja lugemisest on see täiesti selge. tead, pühakirjas on asju, mis on salapärased, nüansirikkad, mis on analoogiad, illustratsioonid. asjad, mis? tead, võivad olla veidi raskemini mõistetavad. kui see puudutab seda, kuidas piibel räägib Iisraelist. see räägib väga selgelt tuhandeid kordi. see ei ole teema, milles inimesed peaksid segaduses olema. ja tead, üks asjadest, mis minu põlvkonnas praegu toimub, on see, sul on inimesi, keda sotsiaalmeedia on kujundanud rohkem kui pühakiri ja nad kujundavad arvamusi, mis on tekstile vastupidised. ja see ongi nii, et ma kuulsin, et see taskuhäälingu tegija ütles nii, aga nad võivad öelda, mida tahavad, kuid Jumala sõna on muutumatu. mida ütleb pühakiri? mida pühakirjad õpetavad? ma püüan rõhutada seda mõtet, et sinu elu kujundab alati miski. sinu maailmavaadet kujundavad need mõjud, millele sa annad oma aega, andeid ja vara. me vajame inimesi, keda on sügavalt kujundanud pühakirja tõde, sest see kaitseb usust taganemise eest. see kaitseb väärõpetuste eest. see kaitseb vandenõudest kantud antisemiitlikest stampväidete eest. tead, antisemitism on maailma vanim religioosse vaenulikkuse vorm. jah, see on vanim sellistest asjadest, millega maailmas on tuhandeid aastaid tegeletud. nii et see, millega me 2026 aastal tegeleme, on seesama teemon lihtsalt teisel aastakümnel. see on seesama tume vaimsed segaduses, vandenõuteooriatest juhitud manipuleeriv sõnum, mis tegutseb lakkamatult, et püüda inimesi pöörata selle vastu, mida Jumal on selgelt öelnud. nii et siin sellel üritusel olles ja nähes hulgaliselt noori inimesi, nähes tööd, mida Kufi teeb alates lasteaiast kuni 12 klassini keskkoolides, ülikooli linnakutes, kohtudes, Hufi üliõpilasühenduste presidentidega üle kogu maa. minu jaoks näitab see mulle, et on veel jäänud inimesi, kes on valmis mõtlema piibellikult, täpselt, kriitiliselt, intellektuaalselt meie aja probleemide üle ja siis pühenduma muutumatule pühakirja tõele. Pole nii, et Jumal oleks muutunud. Pole nii, et Jumala sõna oleks muutunud. asi on selles, et me elame nüüd teisel aastakümnel, kus tehnoloogiline revolutsioon on toonud kaasa erinevad mõjud ja inimesed peavad lihtsalt otsustama, mis hakkab minu elu kujundama, mis hakkab kujundama ideoloogilisi piiranguid sellele, kuidas ma tegutsen. ja sellepärast ma arvan, et minu töö pastorina, jutlustajana on esirinnas väga oluline, sest igal pühapäeval on mul võimalus rääkida tuhandetele inimestele saalis ja siis veel kümnetele tuhandetele internetis, meie riigis ja üle kogu maailma ning õigesti jagada tõe sõna, anda neile teada, mida pühakiri ütleb. See on see, kuidas Jumal näeb meie ümber olevat maailma. ja tehes seda, kutsuda inimesi selle eest vastutama ja selle standardi järgi elama, sest see standard ei ole poliitiline. teate, see ei ole parempoolsete ja vasakpoolsete küsimus. See on õige ja vale küsimus. See on valguse ja pimeduse vastasseis. aga need kriitikud räägivad kristlastena. õige. kuidas sa mõistad, mida nad üritavad teha? kas nad lihtsalt saavad sellest valesti aru või manipuleerivad nad sellega teadlikult? jah, ma arvan, et pigem viimane kui esimene. tead, umbes pool Uuest Testamendist on kirjutatud selleks, et võidelda valeõpetuste vastu, mida levitavad inimesed, kes väidavad end olevat kristlased, kuid ei tunne Kristust. Pool Uuest Testamendist. õige. ja nii, tead, need on Apostel Pauluse kirjad. Need on kirjad varajastele kogudustele 1. sajandil. Ta ütleb, kuulge, olge selle õpetuse suhtes ettevaatlikud. Olge ettevaatlikud selle gnostitsismi suhtes. Olge ettevaatlikud selle hereesia suhtes. Tead, olge ettevaatlikud selle pooliku tõe suhtes. ja nii ma vaatan mõningaid neist valjuhäälsetest isiksustest, kes tegelikult kasutavad kristlust kattevarjuna, et puhtaks pesta.
antikristlikke sõnumeid. Nad kasutavad minu usku vale kattekihina, Trooja hobusena. Nad ütlevad, ma olen täpselt nagu sina. Jah, ei, ma olen 11. Ja tegelikult tead, sind on nende inimeste poolt petetud ja mina olen see, kes toob sulle tõe. Aga tegelikkus on see, et kui sul on ajaloost arusaam, siis need samad antisemiitlikud stereotüübid, mida nägid Natsi-Saksamaal, on samad antisemiitlikud stereotüübid, mida näed ka täna. See on üks ja sama asi, kordub ikka ja jälle. Ja tead, loodetavasti suudame nüüd ära tunda selle asja enne, kui see siia jõuab. Ja hakata kaitsma öeldes, hei, me hakkame nende teemadega tegelema. Tead, inimesed ei jutlusta enam nii, nagu John Hagi tegi siis, kui mina üles kasvasin. Paljud pastorid ei puuduta meid teemasid kunagi. Nad ei räägi Iisraelist. Nad arvavad, et see pole populaarne ja nad võivad oma noored kaotada. Jah, ma arvan, et nad muretsevad negatiivse vastureaktsiooni pärast. Ma arvan ka, et nad tunnevad, et see on vastuoluline ja nad ei taha paati kõigutada. Või nad tunnevad, et neil pole piisavat haridust või teoloogilist väljaõpet, et neile küsimustele vastata, et rääkida nüanssidest. Jah. Ja minu jaoks ütlen ma, et sul ei pea olema doktorikraadi teoloogias, et avada piibel ja näha, mida Jumal ütleb Iisraeli rahva ja oma esmasündinu juudi rahva kohta. Sul ei pea olema sorav heebrea või kreeka keele oskus, et lugeda, mida tekst ütleb ja jõuda loogilise järelduseni. Ja seetõttu julgustan ma alati pastoreid ja jutlustajaid, kes on alla 40-aastaste seas. Ma ütlen, et te peate neist teemadest rääkima, sest kui te ei tee seda, siis teie kogudustes istuvaid inimesi hakkavad kujundama pahatahtlikud hääled. Täpselt, internetis või jumal teab kus veel. Teate, mul oli paar kuud tagasi Jeruusalemmas grupp pastoreid ja üks pastor küsis minult tegelikult, et see on nii ebapopulaarne teema, mida ma teen. Ja ma mõtlesin talle, et kui sa pead end vaimsaks juhiks, siis sa pead juhtima. Õige. Sa ei saa millestki mitte rääkida ega mingis küsimuses mitte eest vedada, lihtsalt sellepärast, et see on ebamugav või sa kardad, et vastus ei ole see, mida nad kuulda tahavad. Juht, tõeline juht, ei tee enne juhtima asumist küsitlust. Nad juhivad. Ja siis võivad sul olla järgijad ning mõned inimesed võivad lahkuda või sinuga mitte nõustuda. Õige. Aga sinu kohustus on see välja öelda. Noh, ja kui isegi midagi sellist nagu 7. oktoobri terrorirünnakud ei ole piisav, et kedagi kõrvaltvaataja rollist välja tuua ja areenile, et öelda, kuule, ma pean nendel teemadel sõna võtma. Ma pean aitama oma kogudusel või kogukonnal mõelda kriitiliselt meie aja probleemide üle. Kui isegi midagi sellist nagu 7. oktoober ei suuda kedagi panna nendel teemadel sõna võtma, siis tead, sa oled sisuliselt väärtusetu. Ja nii, et tead, minu jaoks on see nagu jah. Juhtimine nõuab, et sa räägiksid võimule tõtt ja oleksid valmis aeg-ajalt ütlema ebapopulaarseid asju. Kui see pole see, milleks sa valmis oled, siis mine müü jäätist. Jah, mine tee midagi muud. Jah. Aga mina ei tee pühapäeva hommikul populaarsusküsitlust, et öelda, hei, tõsti käsi, kui te tõesti toetate Iisraeli. Ja kui ma saan enamuse saalist enda poole, siis ma hakkan nendel teemadel õpetama. Jah, mõned inimesed on kirikust lahkunud, sest neile ei meeldi minu seisukoht Iisraeli suhtes, aga ma olen palju rohkem võitnud kui kaotanud. Ja need inimesed, kelle olen juurde saanud, on öelnud, tead, me oleme otsinud kedagi, kellel oleks julgus nendel teemadel jutlust. Ja me oleme teinud palju tööd ka Seattle'is ja mujal, püüdes koondada ka juudi kogukonda, kui korraldame ühiseid üritusi ja seisame koos. See on hämmastav. Ja tead, see on naljakas, sest kui ma räägin juudi juhtidega, siis paljuski on nad püüavad lahendada samu probleeme ka mõnes oma sünagoogis. See on nagu, hei, Neil on noorte kogukonnaga probleeme. Õige. Ja tead, mõned neist on mulle öelnud, mis mõttes sa toetad Iisraeli rohkem kui meie? Ja ma ütlen, jah, liitu siis. Tead, liitu tiimiga. Teeme seda asja kõik koos, sest see on meie aja määrav küsimus ja see muutub ainult üha määravamaks. See tõesti on nii ja ma mõtlen, kas sa näed, et sinu kogudus kasvab? Ja seetõttu on need inimesed, kes on äärealadel vihkajad, tegelikult lihtsalt kõige valjemad, aga neid ei ole palju. Või tunned sa, et mõlemat on? Ma mõtlen, et kvantitatiivsest vaatenurgast on isegi mõned avalikud küsitlused näidanud, et on tekkinud kasvav lõhe paljude parempoolsete seas sellest, kuidas nad näevad Iisraeli teemat, välisabi ja sõjalist sekkumist.
nii et kindlasti on mõned arvamused muutumas, aga see on nagu vana ütlus. Kriuksuv ratast saab õli. See, mida sina oled esindanud selles, mida ma nimetan nagu podcastistaniks, on valjud hääled suure platvormiga ja suured isiksused, kes teevad kõik, et meediaruumis kogu tähelepanu endale tõmmata. et tead küll oma vaateid puhtaks pesta. Ja sellepärast arvan ma, et sellised platvormid nagu see on nii olulised, sest tead küll, tehnoloogia, internet ja suhtlusplatvormid on moraalselt neutraalsed. Need omandavad kasutaja moraalse laadi. Nii et kui eetrid, taskuhäälingud ja erinevad suhtlusstrateegiad hakkavad domineerima valjud hääled, kes ei tea, millest nad räägivad, kes on vastuolus nende väärtustega, millesse me usume, tegelikult lääne tsivilisatsiooni väärtustega, siis kasutagem neid samu strateegiaid ja platvorme, et olla veelgi valjem, intelligentsem ja moraalsem hääl, mis räägib nendel teemadel selgelt. aamen. Ma ei suuda praegu mõelda ühtegi valjemat ega moraalsemat häält kui sinu oma. Ma olen näinud sind jutlust pidamas ja see on tõesti elektriseeriv. Ja ma mõistan, miks sinu kogudus aina kasvab. Ja meie, iisraellaste ja juutidena, oleme sulle väga tänulikud, et seisad meie kõrval ajal, mil see pole populaarne ning oled andnud meile kogemuse, mis on meie arusaamu korrigeerinud. 100 aastat oleme olnud üksi, aga sa aitad parandada kristlaste ja juutide suhteid, mis on nii palju läbi elanud, kuid nüüd oleme hoopis teises kohas. Ja tõesti, et oled üks väheseid sõpru, kes meil selles ajaloo hetkes veel alles on. Nii et Jumal õnnistagu sind, pastor, kogu selle töö eest, mida sa teed. Jumal hoidku sind, su perekonda ja su kogukonda turvalisena. Ja me ootame väga, et sa varsti Jeruusalemmas oleksid. aitäh! Aitäh! Ben!